Tere! Meie oleme Krista Kallaste ja Airike Jõesaar. Esitleme teile ideed rajada Nõo aleviku koerte mänguväljak. See oleks koht, kus omanikud saavad oma koerad rihmast lahti lasta turvaliselt piiratud alal ning samuti saavad koera omanikud suhelda teiste loomaomanikega. Koerte mänguväljakul on mitmeid positiivseid külgi, miks seda vaja oleks. Vastavalt koera ja kassi pidamise eeskirjadel ei ole tegelikult lubatud koera avalikus kohas rihmastamata jalutada. Tuleb tunnistada, et sellest reeglist ei pea kinni väga paljud inimesed, mis omakorda tekitab ohtlikke olukordi nii inimestele kui ka teistele loomadele. Aga mänguväljak on koht, kus loomal on lubatud olla ilma rihmata. Koera sotsiaalsete oskuste arendamine. Sotsialiseerimisest väga pikalt laialt ei hakka rääkima, sest sellel on väga mitu külge, kuid mänguaedikus viibimine kas üksi või tuttavate koersõpradega annab koerale juurde palju sotsiaalseid oskuseid, mis tulevad kasuks ka igapäevases keskkonnas ja ühiskonnas toimetulekuks. Niimoodi, et hea oleks nii koeral kui ka teistel, kes koera ümber on. Küll aga koera omaniku oskamatus olukordi hinnata võib viia koerte omavaheliste kaklusteni. Seega omanikud peavad oskama erinevaid olukordi tõlgendada ja tundma oma koeri, kuidas nad mingis olukorras käituvad. Ajutöö. Nina on üks suur tööriist koerte ajutöös. Aedikutes, kus käivad erinevad koerad ja inimesed, on palju lõhnu ja nuuskimine on koera jaoks ülioluline tegevus. Selle kaudu ta saab lõviosa infost, mis ümberringi toimub ning lisaks aitab nuuskimine tõsta koera kehas dopamiini ehk heaolutunde taset. On isegi välja toodud, et 20 minutit nuuskimist võrdub 1 tunni jalutamisega. Siin kohal ikkagi tugevalt toonitan, et mänguväljakul käimine ei asenda jalutamist. Jalutada on kindlasti vaja, aga lihtsalt välja tuua see, kui oluline on koera jaoks nuuskimine. Vabalt jooksmise koht. Nõos on piisavalt palju koeri, kes elavad korterites. Neil ei ole aeda, kus nad saaksid olla. Ja mänguväljak võiks olla siis see koht, kus koer saab omas tempos nuuskida, joosta, mängida. Seda kas siis üksi, koos omanikuga või teiste koersõpradega. Koera füüsise parandamine. Kui mänguväljakul oleks ka lisandväärtusi, näiteks poom, tõkked, ronilad, mis iganes looduslikud atraktsioonid, siis saaks koer rakendada ka natuke füüsilist pingutust ja see omakorda siis aitaks teha natukene kerget trenni. Ja viimaseks punktiks praegu on koera omanike kogukond, ehk siis kõik ei ole koera vaatevinklist, on ka omanike vaatevinklist, et koera omanikele meeldib alati palju rääkida oma lemmikloomast. Seega see mänguaedikusse minek on suurepärane koht, kus omanikud saavad tutvuda, jagada kogemusi oma koerte kasvatamisest, treenimisest, hooldamisest, et see loob sellist rohkem ühtsustunnet selle grupi inimeste seas. Nii, siin on üks väike pildikene koertest, kes igalevad, ootavad, millal juba saaks väljakule mängima minna. Ja siin on siis üks video, mis on tehtud ühes Tartu koerte pargis. Video tegemise hetkel seal väga palju atraktsioone ei olnud, aga sinna lisandus aja jooksul üks suur tunnel, mille peale tehti üks küngas. Lisaks tulid sinna veel tõkked, ronilad, slaalomipulgad. Sinna tuli päris palju igasuguseid atraktsioone veel ja tegelikult on näha, kuidas koerad naudivad lihtsalt jooksmist. Mida on ühel mänguväljakul vaja? Seal
Siin on üks nimekiri, mis peaks ühel mänguväljakul olema, et seda oleks kasutada mugav nii koertel kui ka neid saatvatel inimestel. Kindlasti peaks olema plats jaotatud 2, et suured ja väikesed koerad saaksid olla eraldi aedikutes. See kindlasti ei tähenda seda, et suured ei võiks minna väikeste aedikusse ja vastupidi, aga see peab toimuma ikkagi koeraomanike ühisel kokkuleppel ja nõusolekul. Veel oleks vaja kindlasti prügikaste mõlemale poolele koos väljaheitekottide automaadiga ja vähemalt üks istepink mõlemale poolele. Et lisaks oleks eriti tore, kui oleks selline katusega variant, et kui sajab vihma, siis saaks sinna alla peitu minna. Siis oleks vaja erinevaid looduslikke ja või tehislikke atraktsioone, mis iganes need on, siis need annavad kindlasti väga palju lisandväärtust sinna juurde. Infotahvlid, et tähistada ära suurte koerte pool, väikeste koerte pool, kuidas kasutada mingeid atraktsioone, kuidas on kodukord ja muu selline lisainfo. Valgustus on üsna oluline aspekt, sest et meil on seda pimedat aega päris palju ja paljud inimesed jalutavadki pigem juba õhtusel pimedal ajal. Seega see on oluline aspekt. Ja labidas, et saaks mõne suurema kaevatud augu kinni ajada jooksvalt, et kes läheb, näeb, et seal on suur auk. Kui seal seda pinnast on, millega seda täita, siis võiks selle kinni ajada, et ei juhtuks koertega õnnetusi seal jooksmise ja trallitamise ajal. Hinnanguline maksumus on circa 20 000 eurot. Sinna jooksvalt lisanduvaid kulusid mõned on, aga need ei ole ilmselt väga märgilised, et sinna jooksvate kulude alla lähevad siis väljaheitekottide automaatide täitmine, ühtlasi prügikastide tühjendamine ja siis vajaduspõhiselt mulda ja liiva, mille kauke täita ja suvel siis kas niitmist või trimmerdamist, aga seda saabki jooksvalt jälgida, kui palju seda vaja on, et saab ka lihtsalt märguande peale sellega tegeleda. Ja see olekski kõik. Meie täname tähelepanu eest. Täname tähelepanu eest koerte ja kõikide need omanike nimel ja loodan, et see idee kõnetab paljusid, sest Nõos on palju koeraomanikke ja hääletage siis koertepargi poolt. Aitäh!